mida rohkem ma ründan oma vastaseid, seda vihasemaks ja raavukamaks ma muutun. Ma ei tunne hirmu ja ma ei tunne valu. Meie võistkonna nimi on Märemaa Vikat. Nimi Vikat sündis esialgu naljana, aga praegu järele mõeldes sümboliseerib see ideaalselt meie maalähedast päritolu ja ka seda, kuidas Vikat kõike oma ees olevat maha niidab. Peale esimest trenni ma mõtlesin, et see on tõesti kõik väga valuline ja et see spordiala ei lõppe minu jaoks hästi. Kui ma nüüd esimest korda läksin sinna trenni, siis ma nägin kõiki neid inimesi, suured, tugevad, kiired. Aga minu eeliseks oli see, et ma olin väga kiire. Kui teisene mees lihtsalt läheb täiega ja lükkab ta minema, siis järgmine mees tuleb kohe katab. Järgmine võtab. Tehke haiget, kui ta jookseb korrat sinna ligina. Ja keegi susserdab midagi siin, üks mees katab, Voro susserdi. Ma üritan, külle pealt võtke ära lükata, kui keegi katab teda. Aga siia ette ei tohi tulla. See on joon. See on joon. Nii ole nüüd vastast ära. Kõige magusam element mängu juures on loomulikult täklimine. Sisuliselt selles mängus pead vastase ära tapma. Talle võimalikult palju haiget tegema, ta elimineerima, ta täiesti võimetuks ja kahjutust tegema. Ja ootan käskusi. Hästi. Crouch! Alla! Touch! Pause! Ei lähe veel. Engage! Mina isiklikult tunnen paljudel juhtudel hirmu selliste suurte kokkupõrgete ees. Kui mu poole liigub nüüd üks suur koll, siis see kartus ei avaldu minus väga palju seismiselt võib-olla. Ma ise tunnen, et ma värisen väga palju üle keha. See on segu erinevatest tunnetest. Aga siiski kartus arvatavasti rohkem domineerib. No täklime jalast ja söödud paika, need on 2 võtit reis. Keegi sööda, kui ta kindel ei ole, jooksed laks sisse, paned rakipalli. Ja nii agressiivseks mängid, et oled valmis tapma. Kopper. Sina. Eks me teeme siin enne mängu veel ka, ajame kuradi maanad käima. Pitsi viin. Selles mõttes, et tapmisisu tuleb nii või naa nende vastu. Kogu aeg anna. Pool kovina söötu, ma võtad anda lihtsalt. Esineb reis. Tegelikult on positsioonid järgi enam-vähem päev. No jaa, aga... Kui ma näen, et minu suunas jookseb üks üüratult suur mees palliga, siis minu peas ringlevad päris paljud mõtted. Eelkõige on see alateaduslik refleks ennast kaitsta
eest ära hüpata, et see kontakt võimalikult väike oleks. Aga see on selline mäng, kus sa ei saa sellist valikut teha. Sa pead ennast kokku võtma ja tegema kõik selleks, et oma vastane peatada. Kui korvpalli mängides läksin ma pahuksisse kohtunikega ja teinekord eemaldati mind mängust, siis rugbyt mängides ei pea ma vägivaldsuse ja agressiivsuse rakendamise pärast muret tundma. Mäng on alanud ja me oleme malelaua kohaselt üles rivistatud väljakule. Ma näen oma vastast esimest korda. Mind valdab kerge hirm. Ma vaimus ilmas. Ma kujutan ette, et minu vastane on tugevam ja kiirem ja kuidagi üldse osavam. Seesmine mina ütleb, et ma ei ole selleks kohtumiseks valmis. Avalöök tehakse ära ja füüsilises mõttes kohtun ma nüüd oma vaenlasega esimest korda. Ma võtan ta maha ja see hirm minu sees muutub väiksemaks, sest ma näen oma füüsilist ülekaalu ja ma näen, et ta ei ole nii osav ja tugev, kui ma ette kujutasin või ekslikult arvasin. Kohtunik määrab meie kasuks penalti. Raineri käes on pall. Mina ja Sam kogume hoogu. Tormame tema suunas ning ta söödab mulle. Äkitselt maha kukkudes tunnen ma paremas põlves meeletut valu. Üks haidest lendab mulle külje pealt põlve sisse. Järsku ma tunnen, et mu põlv ei tööta korralikult. See lihtsalt ei liigu nagu tavaliselt. Lonkan Sami suunas ja ütlen talle. Mul käis põlv väljas.
Olen juba 15 minutit platsilt eemal, kui mäng järsku peatatakse, sest mu tiimikaaslane Martin maandub murule. Õnnetuseks on tema õlg paigast läinud ja kui me Martini platsi äärde tirime ja kiirabi ta minema toimetab, mõistan, et mul tuleb edasi mängida. See tunne, et ma suudan ta pikali panna, teda rünnata, annab mulle lisatuge, lisajõudu ja muudab mind vihasemaks ja raevukamaks. Raevukamaks selles mõttes, et ma tahan midagi korda saata, ma tahan midagi muuta ja see viha ja raev lahtub minu sees siis, kui kohtunik vilistada mulle üle. Sõda jälle maalt, siis tulge, äratage mind. Küll siis tõusen ja rahvast aitan. Ligi, Tarvi! Tule nüüd on juba. Vaata.